Tere tulemast kuulama! On Pärnumaa podcasti 12. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna ma kutsusin külla ühe inimese, kelle kohta mul pole jällegi üleliia palju taustinfot, aga selle võrra enam on vahva tuttavaks saada. Ja ma kohe hakkangi uurima, kellega tegemist on ja mis vahvaid asju ta siin Pärnus teeb. Tere tulemast, Marko Madismäe! Tere Regina, aitäh kutsumast! No see põhjus, miks ma tahtsin sind kutsuda podcasti, on see, et on tulemas ärihommik. Mis see täpsemalt tähendab? See on koostöötamiskeskuses Workvibe, eks ju? Aga mis see nagu täpsemalt tähendab? Täpselt nii, et see on siis ärihommik ja selle siis ürituse eesmärk on tuua kokku ettevõtteid. Ja see hakkab olema siis nii-öelda sarjana, hakkab regulaarselt toimuma loodetavasti. Ja siis eesmärk ongi edendada ettevõtlust, luua kontakte, et see on see peamine eesmärk. Mida see ärihommiku formaat endast kujutab, et mis see nagu on, kui sa selgitad inimesele nagu mina, ma ei tea sellest mitte midagi, on ju, et kuidas see formaat välja näeb? On tavaline formaat, mida me ilmselt hakkame edaspidi pidama siis, aga ma räägin kõigelt sellest üritusest, mis nüüd tulemas on, see natuke eriline üritus, et see on siis speed dating formaat, ehk siis kiirkohtingu formaadis. Ja see tähendab siis seda, et kõik saavad omavahel tuttavaks ja siis loodetavasti nad saavad kontakte vahetada, kellel on põhjust siis tulevikus edaspidi suhelda. Kas see on selline nagu liftikõne moodi natuke siis või siuke kiirelt, mina olen see, ma teen seda ja nii ongi. Mis see tegelikult nagu tähendab? No tõesti, vaata mind kui puhast lehte, ma ei tea mitte midagi sellest maailmast. Ta on pisut minu arvates erinev, et liftikõnedes on siis, sul on eesmärk ennast või oma teenuste tutvustada, siis seal on pigem lihtsalt kontakti loomine, et tere, mina olen see, mina tegelen sellise asjaga ja kas meil võiks olla tulevikus koostöökohti. Peamine eesmärk on kontakti loomine ja siis ühiselt mingid projektide algatamine äkki, sealt sünnib midagi sellist. Aga ma mõtlen, kui ma ütlen tere, mina olen Regina, ma teen Pärnumaa podcasti ja siis on kogu asi ju öeldud, eks ju. Et see on ju väga kiire kohtingu formaat sellisel juhul. Sealt võib kohe tekkida laiem vestlus. Tere, mina olen ettevõttest X ja ma just tulin niisuguse tootega välja, et kas ma võiksin selle tootega sinu saatesse tulla. Okay. Et kohe tekiks nagu selline vestlus, ma arvan. Samamoodi nagu kui me oleks omavahel laua taga kokku saanud, siis ma oleks küsinud, kas ma võiksin tulla Workvibe'i tutvustama. No näed, said selle kutse ilma, et oleks jõudnud laua tahagi. Täpselt nii. Aga kui sa nüüd peaksid Workvibe'i natuke tutvustama, siis räägime sellest ka natuke lähemalt. Workvibe on siis, ta on siis koostöökontor nii-öelda ja selle eesmärk ongi siis tuua ettevõtjaid, vabakutselisi, kaugtöötajaid ühte kokku, et neil oleks niisugune töökeskkond, kus nad saaksid oma asju ajada mugavamalt kui kodus. Et olen olnud ise niisugune põlve otsas ettevõtja pikalt teinud kodus asju ja tegelikult ma isegi ei saanud aru, et kui nüristunuks ma muutusin lõpuks ja kui ma tulin sinna mõnesse koostöökontorisse, siis kus seal töö käib, et siis ma sain aru, et see õhkkond soosib nagu ettevõtmist ja töötamist. Tihti kodukontoris võib-olla ei märkagi seda selle sees olles, nagu sa teedki välja, et lihtsalt ärkad üles, mõni isegi teeb voodistööd, isegi teeb voodist välja. No see on tõesti tavaline elu, eks ju. Nii, jah. Ja siis paratamatult on ikkagi see töö tulemus natukene nagu väiksem, sest et kui ikkagi oled laua taga niimoodi konkreetselt, eks ju, et see on hoopis teine keskkond. Just, ja see on isegi veel parem, kui sul on kodus oma töökontor või kodukontor, et sa ikkagi oled kodus, mõtled kodus selle asjadele ikkagi seal, et kui sul lapsed seal on, kõrvaltoas mängivad või pesumasin käib, siis kõik need asjad ikkagi tulevad sulle sinna tööle sisse. Aga jah, et siin on mitu sellist kaugtöötajat meil kontoris, kes on öelnud, et nad olid varem kodus, tegid ja siis neil said aru, et see üldse ei sobi neile. Ja hakkasid otsima neile võimalus, kus tulla tööd tegema ja neile produktiivsus peale seda, kui nad meie juurde tulid, tõusis märgatavalt. Nii nad väidavad. Aga kes tavalepäraselt kokku siis satuvad sellisesse keskkonda nagu koostöötamiskeskus või siin ei ole mingisuguseid piire? Meil ei ole, et ma ise olen mõelnud, keda siia kontorisse või kes siin võiks töötada, siis pigem ma mõtlen niisugust laiemalt, et siia võiks kõik, kes selle järele vajadust tunnevad. Et mõtleme meie nii-öelda
suur vend või suur õde on meil Forward Space'in on ju. Vaatan, kuidas neil asjad käivad, et sinnani meil väga, ütleme siis veel minna ja me ei ole veel võib-olla oma nägu kujundanud ja see on veel kujunemas, ma arvan, et keda me siin ootame või ütleme, millist spetsiifikat sinna, aga praegu me mõtleme küll, kõik võiks siia tulla, kellel on see vajadus. Ettevõtjad, kaugtöötajad, vabakutselised ja ma ei tea, teinekord on vaja lihtsalt kodust tulla eemale, mõnda projekti teha, oma isiklikku projekti ka on oodatud. Väga äge, et sa Forward Space'ist rääkima hakkasid, ma mõtlesin, kuidas ma nüüd puudutan, et meil tegelikult juba Pärnus on üks selline on ju, et kas Pärnu on piisavalt suur, et on nagu kaks sellist ikkagi natuke nagu sarnase olemusega on ju, ilmselt lõppkokkuvõttes täiesti erinevat, aga nagu ikkagi natuke sarnase olemusega keskkonda. Ma usun küll, et Forward Space on juba nagu sihukese oma näo kujundanud minu arvates, aga sinna kõrvale, ma arvan, mahub kindlasti veel selliseid kohti, mis toetavad ettevõtlust ja meie juures on mõned inimesed sellised näiteks, kes on öelnud, et neile meeldib just selline keskkond, et nad on käinud ka Forward Space'is, ma olen ise käinud, Forward Space on väga vinge, aga just see õhk on natuke teine, meil on võib-olla rahulikum, meil on nii palju inimesi, me ise nimetan justkui butiigiks, et mõnele meeldib selline, et meil on maja sihukese ajalooga ja ta on just saanud uue sihukese kuue, renoveeritud värskelt ja ta on hästi sihukene hea vibe'iga. Ilmselt sellest tekkis ka see nimi, et mina seda nime välja mõelnud, aga minu eelkäija mõtles selle siis ja, et see on tõesti hea vibe, seal on palju rohelist, palju taimi ja ajalooga hoone ja just. Äge on ka see, et nagu ma aru saan, teil on ikkagi ka Forward Space'iga plaanis mingisugused asju koos teha, et ei ole niimoodi, et mingid kaks suurt konkurenti, vaid nagu sa ütlesidki, meie vanem vend on ju. Jah, täpselt. Olen juba käinud nende üritusel külas. Nüüd on Kristina tulemas meie üritusele Business Breakfastile või siis äri hommikule. Mida ma oma vaimusilmis olen mõelnud, et kui nemad teevad sihukest võib-olla IT-lahendusi tood välja, siis mina näen enda juures sihukest tugevust nagu võib-olla projekti juhtimises, müügis, kõik sellised asjad, et kus on nagu kontakti loomine ja projektide juhtimine. Et seda teed soovin liikuda, vähemalt hetkel mõtlen selle peale ja siis ma loodan, me saame seal ka koostööd teha. Aga WorkVibe'i, kui kaua sina oled selle sees siis olnud, et kuna sa selle nii-öelda üle võtsid? Pisut rohkem kui 3 kuud tagasi sai minust siis WorkVibe'i omanik. Enne mind oli seal Eglit, kes selle lõi. Tema lõi endale selle kontori eesmärgi luua omale töökoht. Tema on ka kaugtöötaja ja siis ta mõtles, et teeb omale sellise kontori ja siis miks mitte ka juba siis sihukese ettevõtte, kus kutsuda ka teisi. Aga siis olles vedanud umbes aasta aega, siis Eglit mõtles, et ta ei viitsi nende asjadega tegeleda, ta panid tööd teha ja siis ta hakkas otsima uut Kosilast. Okei, aga kas ta ise on siis praegu ikkagi nagu ruumi kasutaja jätkuvalt? Jaa, igapäevaselt on kohal ja talle väga meeldib selle. Siis ta ikkagi tegi endale kontori. Jaa, täpselt. Ja siis ta ongi maininud, et ta saab nüüd palju rahulikumalt kodus magada. Et kõik need olmeprobleemid, et tegelikult uskumatult, kui palju pisidetaile on igapäevas, millega sa pead tegelema, et seda coworking space'i siis hoida niimoodi hea. Ega jah, seda tausta me reeglina ei adu. Meie, kes me ju teenust ostame, ükskõik mis teenust siis. Just. Me ei näe seda tööd seal taga. Me näeme seda hetke, seda väikest viivu, tund, 2-3 tundi on ju. Aga see tõesti, ma ei tea, tilkuva kraani parandamine, lambipinni vahetamine on ju. Täpselt. Viimane probleem näiteks, mis meil oli koid. Siis kuna meil on hästi palju sellist vaipa, et siis tuli sellega tegeleda kohe reageerida, et lugesin kohe, et mis see tähendab, et kui koid on olemas, tuleb kiire reageerida, vastasel korral juba võib seal pesa teha. Et sihukesed küsimused. Selle peale nagu ei tulekski ju. Jaa, et nii ta on jah. Aga kuidas te üldse avastasite? Mina mõtlesin, et koid on juba koos vanema kasukatega nagu teise ilma läinud nii-öelda. Ei oskagi öelda, et nägime just lendamas seal ja kuigi ta on väga puhas kontor nii-öelda ja koristame pidevalt ja ka ikka sattus ja. Ma arvan, et see sama naturaalne väeba materjal äkki, et nad ei taha mingisugust
noh, kui me vaatame, kus nad ju tavaliselt pesitsesid omal ajal, siis olidki niisugused head puuvillased ja naturaalsed materjalid. Ega see sünteetika nüüd ei tõmba. Jah, võib-olla tõesti, jah. Aga siis tuli lahendada ja lahendasime ära, et siukse huvitavad probleemi igapäevaselt tuleb sisse ja sa tegeled. No vahepeal näiteks, et ongi, et uksed ei avane ja välisuksed, siis jälle tegeled sellega. Aga kuidas sul nüüd tundub enda, noh, kuna sa ütlesid, et sa oled ka ise ettevõtja pikemalt aega olnud, eks ju, et kas sa ei ole endal nagu see koht, et no jumal, küll enda tööga üldse tegeleda ei saa, et nüüd on nagu vaja seda, või ongi nüüd ainult see work vibe ja sinu nii-öelda ettevõtmine? Ei ole veel päris, ütleme 50-50 või võiks öelda, et work vibe on 60 ja teine ettevõte on 40, et ma olen ise tegelikult kinnisvaras, kinnisvara vahendusega tegelen, lõin eelmisel aastal oma ettevõtte ja siis tänu sellele ka võtsin work vibe'i, et see tundus nagu selline loomulik jätk, et see on ka kinnisvaraga seotud, pakun lihtsalt renditeenust, aga kui nüüd selle võtsin, siis seda neid asju, millega peab tegelema, aga samas mulle meeldib, et olen hästi palju erinevaid inimesi, suhtlen erinevate ettevõtjatega, minu silmaring tohutult avaneb tänu sellele. Ma arvan, et see tuleb kinnisvaraäris ka kasuks, et need kontaktide võrgustikki, mida rohkem nagu lood. Jah, ma usun ka. Väga äge, et sa enda teiste tausta välja tõid, sest ma olen ka mõelnud, et ma tahan kellegi kutsuda stuudiosse, kes mulle kinnisvara teemat edagi teadmata su tausta. Selge. Nii, et ma ei tea, ma olen vahepeal ikkagi jälginud neid hindasid, mis Pärnus korteri hinnad teevad ja mulle tundub, et nad on jälle hüpanud nagu tohutult üles. Kas see on sükene mingist asjast tingituna, sest et mulle kuidagi nagu jäi vahepeal mulje, et see hinnatõus oli süke nagu leebe, nagu vaikselt, aga nüüd viimased paar nädalat, mis ma nagu jälginud olen, mulle tundub, et nagu upsti, või on see aasta alguse teema, et suvi hakkab tulema, siis kõik hakkavad nagu selle pärast valmistuma või ma lihtsalt nagu jäävad siuksed objektid silma. Siin võib olla erinevaid põhjuseid. Pean kahjuks veel ütlema, ma nii hästi Pärnu turgu ei tunneta veel, aga ma tegelen selle nimel, et ka Pärnu turgu tunnetada paremini. Aga põhjuseid võib olla väga mitmeid. Esiteks juba see, et kui me näeme, et elu üldse läheb kogu aeg kallimaks ja ka kinnisvara siis ei erine teistest valdkondadest, et see, ma arvan, see on peamine põhjus, et ehitamine läheb kallimaks, maa läheb kallimaks, kõik läheb kallimaks. Ja muidugi hooajaline, kinnisvaras on hooajalisus hästi oluline. Kevadel hakkab minema aktiivseks, nüüd hakkab vaikselt ärkama turg. Ja siis kindlasti võis ka objektidel olla see põhjus, et vaatad selliseid objekte. Et lihtsalt sattusin selliste peale võib ka olla. Aga üldiselt turg ikkagi tõuseb. Siin ikka mitmeid aastaid tagasi Kaido Kaljuste, temaga üks Pärnu maakleritest, temaga ka rääkisime kinnisvara teemal, et ütles väga kuldsed sõnad, aga see oli ka tõesti vist, ma arvan, 5 või 6 aastat tagasi, et ega kinnisvara sul soodsamaks ei lähe. Ja nagu sa isegi tõid välja, elu läheb kallimaks, eks ju. Ja see on isegi paratamatu ja siis tundub, et see kõik läheb nagu lihtsalt järjest kõrgemaks. Just, ja seal on tegelikult hästi lihtne põhjus ka taga, et see, kes kinnisvara ostis, siis ta ei hakka ju kunagi odavamalt müüma, kui ta ostis. Et tema soovib ikkagi saada paremat hinda kui ostuhind. Et elu on läinud kallimaks, ta on teinud sinna investeeringuid, kannab kulusid ja see on täitsa loogiline. Kas mõne kinnisvara puhul võib ka nii juhtuda, et ongi lihtsalt nagu nii heade asjade kokku langemine, et ta nagu lihtsalt lähebki turuhinnast väga palju kõrgemalt ära või see on pigem süke väga suur erand? Kindlasti, ütleme siukse kõrgema klassi kinnisvara, seal siukest nagu turuhinda tegelikult ei ole. Omanik paneb lihtsalt sellise hinna, mis teda võib-olla erutab natukene ja siis tuleb teine, kellel tegelikult see number ei mõjuta üldse ja vabalt võib toimida tehing. Okei, et see võib täitsa vabalt olla, ei pea üldse nagu muretsema enda, kui on ikkagi nagu tead selle väärtust nii-öelda. Jah, sõltub muidugi, et sõltub hästi palju objektist, et kui ta on selline tüüpkorter, mis on ütleme siis, on näitena või saan Tallinna kohta rääkida magalatest, et kus on kõik üsna tavaliselt, siis seal on hind hästi oluline. Ja seal sa ei saa turuhinnast väga palju kõrgemalt küsida. Aga kui ta on eksklusiivne või eripärane vanalinnas näiteks või kas siin Pärnus, et kui see on sama maja, kus meie oleme Moori maja, ajalooga maja, siis kui sa vaatad neid hindasid, seal praegu müüakse korterid, siis tegelikult on, ütleme Pärnu kohta päris kallid hinnad.
ja vot siis ongi see, et tulevad, ostavad välismaalased ja siis suvitavad siin ja siis me mõtleme, et näed, et kõik tänavad on puhastamata, on ju. Pole ju inimesi, kes siin reaalselt kohal oleksid. Aga ma tahan ikkagi veel ärihommikutest rääkida. Ja hea meelega, väga hea meelega. Nagu ma aru saan, siis see järgmisel teisipäeval 10. veebruaril, eks ju. Et see on nagu nii-öelda sarja algus, eks ju. Et kui tihti ja mis intervalli tagant siis on plaanis neid korraldama hakata? Sellel küsimusel veel ei ole vastust. Ma vaatan siis esimese ürituse pealt ja ideaalis on kord kuus, aga võib-olla kvartalis kord. 1-2 korda kvartalis loodetavasti hakkab olema. Okay. Ja vaatame esimese ürituse pealt ja me oleme täna siis sihukese hea probleemi ees ja meil on nii palju huvilisi ja me peame välja ikama vist, et rohkem ei mahu. Nii päris. Ja, et meil on sihukesed väiksed ruumid ja siis sihukene probleem, mis tuleb ära lahendada, et kedagi ukse taha ei taha jätta. No siis on ärihommik ja sama päeva ärilõuna. Ja täpselt kaesvahetuses. et siis peab lootma, et satud õigel ajal õige inimesega kokku nii-öelda. Aga kus kohas see mõte tuli, et sellist asja korraldama hakata? Esiteks, kui ma võtsin selle koha üle, siis eelmine omanik andis mulle päris palju häid ideid, mida edasi ajada. Aga business breakfast tuli täitsa ausalt, tuli minu enda kogemusest. Ma töötasin kunagi Ülemiste City's, Ülemiste City arendaja juures ja siis me korraldasime sarnaseid üritusi. Ja sealt sai ka selline kontseptsioon nagu ühiskontor mulle nagu tuttavaks. Ja siis see idee tegelikult mul sihukest ühiskontorit vedada jäi mulle kuskil alateadusse kasvama ja aga ma unustasin selle täitsa ära ja ma ei kunagi plaaninud Pärnusse sellega tulla. Aga lihtsalt hõigati välja, et selline koht on saadaval. Ma lihtsalt kasutasin võimalust, et sina ise vist ütlesid, kas oli Eerikuga saates, et sa ei tea, miks sa seda saadet teed. Siis mul on umbes samamoodi, et miks ma selle koha vastu võtsin, aga mingi tunne oli, et hea tunne oli, et tasuks võtta ja nii ma ka tegin. Ja siis tulles tagasi selle ärihommiku juurde, siis mu enda kogemus näitas, et väga kasulik kontakti loomise viis. Tahad oma toodet müüa, sa ei pea sihukese ebameelivalt võtma toru ja helistama, et sinna saad 30 inimesega kokku ja sulle pakutakse kohvi ja saiakes ka veel tasuta juurde, et miks mitte. Kas see on selline koht ka, kus ma ei täpselt ei tea seda tausta üldse, et näiteks ma olen ka mõned raamatud kirjutanud, tulen sinna, teen tere, ma olen raamatud kirjutanud, ma ei oska turundada, et kas keegi aitab nagu selles kohas kaasa? See on täpselt see koht, kuhu tulla selle mõttega või selle probleemiga. Lugesin neid vastuseid, mille pärast nad tulevad sinna, siis keegi vastas, ma täpselt ei tea, mul ettevõtet ei ole, ma ka täpselt ei tea, mille pärast ma tulen, aga ma lihtsalt tahan kontakte luua. Et selle mõttes igati tore, kui sealt näiteks sellest üritusest midagi sünnib, mis tegelikult ka Pärnule ja ka üleüldiselt läheb siis korda, siis on ju eesmärk täidetud. Aga iseenesest, kui ütlesid, et sa oled suuremas osas ikkagi nagu varem Pärnust nagu mitte nii palju tegev olnud, on ju, see peab ikka väga suur julgustükk olema, et nagu tulla sellisest väga hästi toimivast keskkonnast nagu Ülemiste arendused ja kõik see pool, mis seal on, see on ikka väga hästi üles ehitatud, eks ju. Et mis asi siis nagu Pärnusse tõukas, et võtta nagu vastu hoopis teistsugune väljakutse? Esiteks, Pärnu mulle väga sümpaatne linn, et see oli ma arvan, üks peamine põhjus, et oleks ise põhjus Pärnusse tulla. See on väga hea põhjus. Jaa, et ma ise olen igapäevaselt olen Tallinnas muidu, pärit olen veel Lõuna-Eestist Põlvast ja lihtsalt oli selline hetk veel kord, et hõigati välja, mõtlesin, miks mitte, kasutan võimalust ja põhjus tulla Pärnusse. No praegu on alles 3 kuud ka, ma loodan, et me saame siin näiteks 5 aasta pärast rääkida ja siis ütled, et issand, see oli ainuõige otsus üldse. Ma loodan ka, ma väga loodan seda, et praegult on väljakutseid, aga see on ikkagi nii lahe, kui nii sihukene soe vastuvõtuga on see kõik olnud see periood, mis ma siin on olnud, et väga ettevõtlikud inimesed on. Ma olen juba kohtunud Pärnu värske linnapeaga, olen käinud Forward Space'is näiteks just ja mitme erineva inimesega
Pärnu arenduskeskus on pannud õla alla, et nendega me koos seda üritust teemegi, et suur tänu arenduskeskus. Et kutsusin Ando külla sealt ja kohe oli tulemas, rääkisime ideid, hästi positiivne kogemus ja juba sellepärast ma tahan tulla Pärnusse tagasi, et seda ettevõtlust edendada siin. Mulle ühes saates Kaili Viidesega hakkas tohutult üks lause meeldima, et ta ütles kuidagi nii, et kui kusagilt kaugemalt, näiteks Tallinnast vaadata Pärnu poole, et siis on siuke tunne, et Pärnu on nii kaugel, nagu justkui nii kaugel, aga kui sa Pärnust vaatad, siis tunduvad kõik kohad nii lähedal olevat. Tõesti jah, Tallinnas võib-olla tõesti kipub ununema muu Eesti nii-öelda. Aga tegelikult tõesti tulla ja väga mugav bussiliiklus käib siin, ma ei tea, vist iga tunni tagant või võib-olla iga tunni tagant ei käi. Bussis on omi asju ära teha niimoodi selle aega, et tõesti väga, väga hea viis tulla. Ja kui see rong ka lõpuks saaks käima, siis oleks eriti lahe. Aga nüüd, ma arvan, et kui sa võtsid Work Vibe'i, et siis sa ikkagi ju mõtlesid mingit pikemat sihti ja plaani ka, et kui palju sa täna oled valmis nendest ees ootavatest sihtidest rääkima? Jaa, pisut ka mainisin seda, et me oleme veel natukene kujundamas oma nägu, veel täpselt ei tea, aga mingi visioon kindlasti on ja sellepärast ma ka võtsin, et ideaalis tahaks, et siia naaren kõik tugiteenused, et kui inimene tahab tulla ettevõtet looma, siis ta saab põhimõtteliselt 24 tunniga omal ettevõtte loodud, tal on kõik teada, mida ta tegema peab ja tal on ka kõik tugiteenused olemas selleks, et hakata kohe nädala pärast või vähem kui nädala pärast minna laivi oma asjaga. Ehk et sisuliselt võiks olla see selline keskus või keskkond, kus on sellise pädevuse ja kompetentsiga inimesed koos, kes kõik oskavad teineteist tugida niimoodi, et kui keegi tuleb nagu nullist, et ta saab selle enda ideele nagu tõesti mõne päevaga siis selle nii-öelda väljundi juba. Just. Ja see on täna tegelikult juba teostatav. Tuleb lihtsalt panna need pusletükid kokku ja sellepärast ma seda ideed võib-olla tulingi siia tegema, jah. Aga nüüd need ärihommikud, nagu ma aru saan, see nüüd selgub, eks ju, kui tihti ja kuidas teda toimuma hakkab. On sul mingid mõned üritused veel plaanis, millest sa saad rääkida, mida oled juba mõelnud, et võiks läbi viia? Oi, neid üritusi nii palju, see list on nii suur. No mul veel aeg on. Tahaks nagu pooleks, et on siukse ettevõtlikud üritused ja siis on pehmemad üritused. Meil on kohe järgmine päev on siis filmijuhtu. Vaatame koos filmi, aga see on ka siukse, ütleme, suunitlusega, ettevõtluse suunitlusega, mis nagu inspireerib ettevõtlusse tulema. Meil on esimene film on siis Pursuit of Happiness. Minul oli seal hästi palju äratundmisi, siis jah, tänu sellele ma selle esimeseks filmiks valisin. Aga kas need filmiõhtud on siis nagu kõigil avatud? Jaa, kõigil avatud. Ja tuleb see, kes soovib ja seal tuleb võtab oma snäki kaasa, pakume popcorni ja kohvi ja tasuta sissepääs. No ütleme, seal on siis niimoodi, et kes soovib, võib anda väikse panuse, et see jätkuks, aga ei ole kohustuslik, et lihtsalt tulgu kohale ja vaatame filmi ja saame tuttavaks või saame veel paremateks sõpradeks. Aga need filmiõhtud on plaanis ka siis teha niimoodi järjepidevalt, et kogu aeg või see on ka niimoodi, et vaatad, kuidas esimene kord läheb? Ikka jaa, et no tegelikult on kõik üritused, mis me siin välja on hõiganud juba, tahaks, et see oleks regulaarne. Ja üks asi veel on raamatuklubi, tahaks kindlasti teha. Et hakata ka jällegi ettevõtluse suunitlusega raamatud, mitte ainult, et üleüldse siukse inspireerivate inimeste kohta. Hakata seal siis läbi arutlema ja. Ärihommikud, filmiõhtud, raamatuklubi, sul ei jää kinnisvarärjaks üldse aega. aga seal on mul kuskil visiitkaart alati lavanurga peal. Aga jah, visiitkaart laua peal, siis vähemalt see ongi see kontaktide võrgustiku nagu laiendamine nii-öelda. Jaa, et ma ise usun, kinnisvaras on hästi oluline see ühendus omavahel, inimeste vaheline ühendus, et see kodu on inimesele kõige olulisem asi. Ja siis, et nagu sa valid oma kodu, võiksid valida ka maaklerit, et kellega sul on hea klapp, kes nagu oskab hinnata seda. Ja jah, et läbi selle ürituste ma loodan, et ma leian inimesi, kellega mul on meeldib vestelda, kes vajavad abi kinnisvaras, et siis ma hea meelega aitan. Mida peab kinnisvara ostmise puhul
tähele panema või märkama. Mul on jäänud selline nagu arvamus, et võiks nagu vaatama minna sombusema ilmaga, et siis ei ole see ütleme, hetke emotsioon nagu selline, nii ilus lilled ja päike ja nii edasi on ju. Et aga mida see nagu tegelikult võiks siis inimene nii-öelda jälgida, kui ta nagu läheb uut kohta enda jaoks nagu otsima? Vot see sombune ilm on väga hea Sükene vihje, või tähendab, ütleme mulle ka sükene asi, mille tähelepanu pöörata. No siis kas on kodutunne või ei ole, on ju mitte selline emotsioon, vaid selline, kas on nagu päris tunne nii-öelda. Ja, tegelikult mitte ainult sellepärast tasub minna sombuse ilmaga, vaid ka sellepärast, et näha, kas valgus tuleb majja. Et kas on sükest päevavalgust sisse tulemas. Aga ütleme, need kriteerium, mida vaadata, on päris palju ja see oleneb, mida sa otsid, et aga ütleme tavaline inimene, kes kinnisvara tahab otsida või osta, siis kindlasti vaadata detaile, kuidas või mis tunne tekib, et päris kindel olla, et siis mina võtaksin spetsialisti appi, kes oskab öelda, et kas siin võiks olla varjatud puuduseid. Et seda ma soovitan küll, et kodu on niisugune, mida sa ostad võib-olla üks korra aastas või üks korra elus ja siis on hea, kui keegi vaatab selle pilguga üle, et kas seal on puudusi. Mõlema poole pärast ei tekiks see vaidlusi. See vaidlusaeg vist oli päris 5 aastat isegi või päris pikalt oli seks ju. Ja, et sul on päris pikalt võimalik neid pretensioone esitada ja seda kasutatakse päris tihti ära ka, et me oleme meedias kuulnud küll. Nii, ühesõnaga see tunne peab ikkagi õige olema. See on kõige tähtsam selle puhul. Just, et ütleme, ja kas sa oled ise nagu valmis vaatamagi seda potentsiaali, mina vaatan alati potentsiaali, kas sa oled ise valmis panustama, et sa saaks korterist või majast saaks sinu kodu. Ja just see tunne, et näiteks piirkond, kes on seal naabrid, kõik sellised hästi pisidetailid, et seda võibki loetlema jääda. Naabrite puhul on väga raske aru saada, sest et esimesel korral, kui sa ju neid näed, siis annavad nad väga vähe infot välja korraga. Ja kui elama hakata, võib hoopis teine pilt avaneda. Ja seda küll, aga ma soovitan suhelda, peakski suhtlema iga ostu puhul ühistu kontaktidega. Et siis uurida sealt tausta ja vaadata, kuidas ühistu inimesed üldse suhtlevad sinuga, juba sealt saab aru, et ainus, kas on meeldiv vastuvõtt või mitte. Mulle nagu tundub, ma ei tea, võib-olla see on lihtsalt nagu minu tunnetusmaailmast, et kui ma ise olen selline avatud ja sõbralik ja lahke, et siis ma kuidagi juba satun sellisesse keskkonda, kus on samasugused inimesed. Võib-olla see on lihtsalt minu luul ja võib-olla see üldse nagu mingite teaduslike uuringutega ei pea paika on ju. Aga mulle nagu on selline mulje jäänud, et need, kes nagu leiavad põhjuse nagu rohkem virilad olla elus, ega neil satuvad ka naabrid vahetevahel rohkem nagu virilad olema. Täpselt nii ongi, jah. Et me läbime kuskil, seda ei saagi teaduslikult vist seletada, aga läbime teatud reaalsustest, nagu öeldakse, ja me satume tihti ikkagi kokku endale sarnaste inimestega. Ja, et siis tasub enda käest küsida, kas ma olen tore inimene, kui see on vastuseks siis sama toredad naabrid saadki endale. Ja või teine asi, et kui minna sinna kodu ostma, siis vaadata ka seda, et kas see vibe on sinu jaoks või mitte. Hästi põnev on see, mul endal on kogemus ühe korteriga nii, et mina ütlesin, et see ei ole üldse nagu minu stiil, üldse mitte. Et ei, et nagu aga siis kuidagi ikkagi jõudsime perega selleni, et me selle korteri ostsime. Minu õnneks juhtus niimoodi, et üleval naabritel läks mingi veetoru katki ja see luputas ja kohe me saime tänu kindlustusele hakata seal remonti tegema. No tõesti, ma olen väga tänulik selle eest, et niimoodi läks. Ja täna ma vaatan seda korterit, nüüd kui ma olen saanud enda käe järgi teha, see sama potentsiaal, mida ma sellel hetkel tegelikult ei märganud. Et nüüd ma vaatan, et issand, kui ainuõige otsus oli see korter. Et ometigi selle esimese tundega oli see, et see ei ole üldse minu stiil, nagu üldse mitte, aga tuleb usaldada, et ka sellisel juhul mingid jõud tulevad appi ja hakkavad asjad nagu loksuma sinna, kus nad peavad minema nii-öelda. Jah, täpselt, ma arvan, et kui sul on endal head kavatsed, siis päeva lõpuks ikkagi asjad loksuvad paika, et isegi kui sa teed vahepeal vale otsused, seda ei tasu karta. Aga just, et mille järgi sina siis tol korral otsustasid, et selle korteri võtsid, kui sa mäletad?
Tead, ega ma lihtsalt olen vist pere üldise sellise demokraatiaga lihtsalt nagu nõus, et teistele kõigile sobis. Ja siis ma ütlesin, et okei, et järelikult siis sobib mulle ka, on ju. Ja täna ma tõesti näen, et nagu ma arvan, et sa võib-olla vaidled mulle vastu siin, aga paremat pärli pole Pärnus olemas. Sest see on ikkagi oma, on ju. Muidugi. Aga mul tundub, et inimene vist kasvab koos enda koduga või kasvab kodu koos inimesega. Absoluutselt nii ongi, jah. Enda samamoodi, et lõpuks kasvad selle kohaga või mitte ainult see korter, üldse see rajoon ka ju, sa kasvad kuidagi selle osaks, et juba tead, et kuskil saia või pood tehakse lahti või midagi taolist, et see on kuidagi identiteedi osa. Aga kui nüüd vaadata Pärnus, et nagu ma aru saan, see väga palju siin ikkagi ei peatu peale work vibe'i, eks ju, et kui oleks sul praegu see koht, kus ma palun sul öelda, mis on su lemmikkoht lisaks work vibe'ile, et mis sa siit Pärnust praegu välja tooksid, et mis on selline nagu tõesti äge koht olnud või see võib olla ka, ma ei tea, looduslik koht, see võib olla mingi ruum, mis iganes, et mis on selline koht, kus sa oled mõeldud, see on küll nagu täitsa äge. Üleüldse peale Pärnu vanalinna muidugi Pärnu rand, et mis mulle meeldib, et võib-olla see on ka lapsepõlves kuidagi eredad mälestused. Ja et see kuidagi Pärnus päike paistab on kuidagi kogu aeg sükene mälestus, täpselt. Et rand kindlasti ja olen käinud jalutamas ka praegu käinud, tegelikult Pärnus on hästi hea potentsiaaliga kinnisvaraturg minu arvates, et siin on niisugust maju, mida saab renoveerida. Nagu näha, siin on ka uusi maju tekkimas, kerkinud juba. Et jah, et kinnisvara turgu vaadates minu arvates väga põnev turg. Ja väga äge, selles mõttes ongi tore, kui keegi tuleb korraga väljaspoolt oma pilguga. Et üks asi on siin sees kogu aeg olla näha neid ühtesid samu vaatenurki. Ja siis teine on see, kui keegi tuleb, aga ma näen seda, ütleme siis katuse pealist hoopis teistmoodi, kui sina oled harjunud nägema seda aastaid, on ju. Et sellised asjad väga rikastavad seda keskkonda nii-öelda. Mul aegalt vestlusest tundub siin pärnakatega suheldes siis kumab natuke see läbi, et muru natukene rohelise mujal. Aga tegelikult on Pärnul nagu nii palju potentsiaali ja ongi olemas kõik asjad, mis ütleme väiksemas mastaabis, aga tegelikult on kõik asjad olemas nagu Tallinnaski. Ja kui sulle meeldib rahulikum elustiil, aga need asjad, mis Tallinnas, siis sa saad siin seda ju kõike nautida. Vahemaad on siin palju väiksemad. Jaa, absoluutselt, sa saad jala käia igale poole, sul puudub tänavamüra, sul on kohvikuid, uskumatult kui palju kohvikuid ja restorane Pärnus on täitsa müstika minu jaoks, et ja muidugi turism üleüldse, siin on nagu nii palju asju teha, et spaad ja kõik muud. No mis siis ikka ilmselgelt mõne aasta pärast ikkagi elad Pärnus? Võib-olla tõesti jah, et täna ma vaatan täitsa selle pilguga, et võiks ju nii niisugune positiivne vastuvõtt on siiamaani olnud, et väga soe tulla alati tagasi siia. Aga nüüd veel work vibe'ist rääkides siis, et kuidas see ütleme nagu reaalne, kui keegi kuuleb teid see esimest korda, selles mõttes esimest korda, et ta nagu ei tea tausta, et kuidas see kontakti loomine siis on, et kas tal on kohe mingisugused, ma ei tea, mitmeaastased lepingud või on tal nagu kohe mingisugused suured kohustused, kui ta nüüd tuleb sellesse keskkonda või millega see inimene, kes pole üldse nagu käinud sellises kohas, millega ta võiks arvestada või mida nagu teada? Ei kohustusi tal niisugusi hirmuäratav kohustusi ei ole. Et eluaegset lepingut ei sõlmi meiega, et meil on väga paindlikud lahendused, meil on 9 päevaks võimalik võtta, meil on võimalik võtta kuuks ja me pigem aastaseid lepinguid ei teegi, et ongi niisugused kuupõhised. Me võime kokku leppida, et meil ühe partneriga, ühe kliendiga on, nii et tegime aastase lepingu, aga mõlemal poolel on võimalik kuualise etteteatamisega lõpetada. Aga lihtsalt mõlemad on avanud soovi, et aasta aega me igal juhul töötame koos. Okei, ehk et selline paindlikkus on see märksõna. Et ei ole niisugune klassikaline üürileping, et on ikkagi rendileping, ta rendib töökohta ja see kõik muu juures. See on päris populaarseks teinud selline koostöötamiskeskuse vorm, ma mõtlen, et ma arvan, et vist on kõikides Eesti linnates juba olemas, ma arvan, ma ei tea muidugi,
et ma tean, et Saaremaal, Kuressaares käisin alles hiljuti, seal oli olemas ja nemad tõid ka nagu siinset keskkonda kuidagi hästi nagu esile. No Tartus ma arvan, et kindlasti on, Tallinnas on ju ka, on ju, see on ju. Et see on hästi põnev trend, mis on nagu hoo üles saanud, et ma arvan, et üks 10 aastat või 15 aastat tagasi me veel võib-olla isegi ei teadnud sellisest võimalusest ja nüüd on nagu upsi-teisi terve Eesti täis põhimõtteliselt. Ja ma arvan, see on tekkinud vajadusest ja neid nii-öelda freelancereid, kodukontoris töötajaid on palju, kes ei taha kunagi kuskile sellisesse suurte korporatsiooni tööle minna, aga tunned ühel hetkel, et midagi on enamat vaja kui kodukontor. Tahaks inimestega suhelda, tahaks füüsiliselt kellegagi asju ette võtta, et ja ma arvan, sellest tekkis ka see vajadus. Ma saan aru, et näiteks Forward Space oligi, et asutajad on siiamaani seal kohal ja toimetavad. Jah, eks sellega ole see, et kui see korraks nagu hinge poeb, siis nagu ka Workvibe endine omanik, eks ju, on ka jätkuvalt seal, et siis see vist ikkagi nagu jääbki selleks osaks lihtsalt. Ja, ma usun küll. Ja ta on nagu selle mõttes nii lahe vorm, et ta on paindlik, ta ei sea sulle piiret, kuna sa pead tööl käima, ka kaugtöötajatel on ideaalne koht, et need tööandjad, kes seda pakuvad, suur tänu neil, et nagu näha, et inimesed, kes seal käivad, on väga motiveeritud, nad ütlevad täitsa ausalt, et ma teen nii palju tööd siin ära, et ma tulen ja kui ma kell 5 ära lähen, ma pakin arvuti kokku ja ma ei mõtle nende asjade peale. Et minu arvates hästi vajalik. Aga no mina, kes ma ei ole otseselt veel ettevõtja, kas ma võin ka tulla sinna või? Muidugi, tule. Ma ikkagi ju saateid töötlen, eks ju, et ma tööd teen iseenesest. Muidugi, tule vestle, äkki leia mõne kaasamõtleja, ka ju podcastis saab ju tegelikult hästi palju edasi arendada seda tegevust, et üleüldsegi võimalusi on palju. No vot, tuleb kinni ainult võimalusest haarata ja esimese asjana võiks ikkagi tulla sellele ärihommikule. Absoluutselt ja võib. Ja kui sellele ei jõua, siis ma julgen kindlalt öelda, et tuleb järgmine ka üsna peagi. Sellega võtame täna kokku. Suur aitäh sulle, tuult tiibadesse ja peatse vestlemisteni. Aitäh Regina kutsumast, edu podcasti vedamisel.